tere! Mina olen Karl Gustav. Selles videos täna ma räägin teile enda sarjast Miski pole igavene, kuidas see kõik alguse sai ja miks ma üldse selle tegin. Selle aasta alguses tuli tahe mul teha mingi lahe lühifilm ja ma tahtsin selle teha mingist masendavast teemast, mingist sellisest teemast, mida ei ole väga esile tõstetud. Jah, mu sari on mõnes mõttes tõesti sündinud lugu. Terve see lugu on inspireeritud mu kallilt sõbralt. Kevadel ma sain enda sõbraga kokku. Ta rääkis, et tal tunneb mingit imelikku kasvajat enda taga ja ütles, et ta käib arsti juures ära uurib, et kas on mingi kasvaja. Ma olin kindlasti, et niikuinii midagi ei ole. Siis me olime ühel samal peol. See sõber kutsus mind enda juurde ja ütles, et kuule Karl, ma käisin arsti juures ja mul on ajukasvaja ja mul on pool aastat elada jäänud. Ma hakkasin otse kohe nutma ja vajusin seina ääres maha ja tema ainult naeris. Ja ma mõtlesin, et see on mingi pränk või mingi nali. Aga ei, see oli päriselt. Ma ei suutnud seda alguses mitte kuidagi uskuda. Ma nutsin mitu päeva järjest. Ta rääkis, et see haigus on läinud nii pahaks, niimoodi järsku. Lihtsalt oli tal pähe tekkinud kasvaja või see kasvaja oli terve elu ta peas ja ta lihtsalt polnud teadnud. Ja nüüd järsku see läks nii halvaks. Arstid ütles, et see on nii halvas kohas see kasvaja, et seda ei saa kuidagi enam ravida. Seda ei saaks ära lõigata ja kui see ära lõikaks, siis see ka põhimõtteliselt ei läheks ära. See võiks jääda ikka siin alles. Nii et ta rääkis sellest enda haigusest ainult mõnele sõbrale. Ja kõige hullem asi oli see, et ta võttis seda nii positiivselt ja rõõmsalt. Ta isegi ei nutnud kordagi, et ütles nagu mulle ja teiste sõpradele ka, et nagu ärge nutke, et see on täiesti normaalne, et nagu mingi, et miks me peaks seda aega lihtsalt raisku laskma nuttes. Ja ma nagu täiesti mõistan teda, aga see oli ikka nii šokeeriv samas. Mõned kuud hiljem ta haigus pahenes, tal tuli pähe rohkem kasvajaid ja ka kõhtu. Ta hakkas verd oksendama, aga siis mõned kuud hiljem ta hakkas mingit kiiditusravi saama ja nüüd on arst andnud talle õnneks mõned aastad veel elada. Et häda pole veel midagi. Saime sellest suurimast šokist üle ja ta elab veel õnnelikult edasi. Siis ta elus oli juhtunud veel väga palju jubedaid asju, millest ma ei hakka praegu rääkima, aga ta elu tundus kuidagi nii filmilik, et me mõtlesimegi, et äkki sellest võiks saada mingi filmi. Ma võtsin inspiratsiooni temalt ja tegin selle enda loo palju kurvemaks, aga samas ka tõin palju armastust sinna kaasa. Et nagu mõnes mõttes see on tõesti sündinud lugu, aga mõnes mõttes ka mitte. Aga selle sarjaga ma tahangi öelda, et elu on täis ootamatusi, seega haara igast võimalusest kinni ja naudi igat hetke täiega, kuna elu on liiga lühike, et seda lihtsalt raisku lasta. Aga siiski mäleta, et siin maailmas miski pole igavene. Algselt tegelikult sellest pidi tulema üks pikk lühifilm, aga kui ma sain selle monteeritud, siis see kõik haihtus ära. Kõik kadus ära. Terve see montaaž, mida ma olin mingi 2 kuud teinud, kadus ära. Ma langesin masendusse mõneks päevaks. See oli kohutav. Aga siis ma tõusin jälle selle ideega, et ma teeksin sellest 3-osalise sarja. Mis siis, et osad on lühikesed? Vähemalt saaks sari. Ja minu meelest see sari on palju parem kui üks pikk lühifilm. Sest nagu see toob vaatajatele põnevust, see toob rohkem jälgijaid, ehk siis teid. Tänu sellele sarjale ma sain 2000 subscriberit peaaegu, ehk siis teid. Ja see on nagu nii suur asi mulle, et nagu aitäh, et üldse tulite vaatama seda sarja ja see on nii äge lihtsalt, et ma sain nagu teid kogutud siia kanalile. Ma hakkasin suve alguses seda kirjutama, ma kirjutasin seda mingi 2-3 nädalat. Siis ma tegin castingu niimoodi, ma panin Facebooki ja Instagrami endale kuulutused, et otsin näitlejaid vanuses mingi 16 kuni 60. Ja siis meili tuli hästi palju kandidaate, kes tahtsid osaleda seal lühifilmis ja pidin mingist 60 inimesest valima kõige parimad. Alguses ma võtsin Ailis rolli ühe teise inimese, aga siis see inimene ütles paar päeva enne võtteid ära, nii et ma pidin kiiresti teise leidma ja Ailis nägi välja nagu just selline, keda ma olen otsinud ja ma võtsin siis tema peaossa. Aleksandra ma juba nagu kohe oli pilt ees, milline peab olema ja ma kohe leidsin ka ta. Hanna rolli tegelikult ei olnud alguses. Kui ma sain stsenaariumiga valmis, siis Hannat ei olnud olemas. Aga kui stsenaarium oli valmis, ma mõtlesin, et
võiks ikka olla nagu üks sõbranna veel. Siis ma kirjutasingi nagu Hanna sinna sisse ja Hanna on minu meelest üks kõige ägedamaid tegelasi seal. Ma arvan, mul oleks väga raske olnud üksinda seal terve protsessiga hakkama saada. Nii et õnneks mul oli assistent Sigrid Tamme, kes reaalselt aitas mind väga palju. Aitäh sulle, Sigrid. Ta otsis mulle kõik sponsorid, kes nagu andsid näitlejatele kingid palga asemel, mis oli nagu mega äge. Ta tegi lihtsalt väga suure töö ja tõi need kõik kingid ära ka veel ja ta lihtsalt imeline inimene. Enne võttepäevi me leppisime näitlejatega kokku ühe päeva, mil me saame nagu kokku ja siis harjutame mõned stseenid läbi. Ja sellest päris hästi. Ma nägin neid esimest korda kõiki ja siis me käisime teksti läbi ja panime need rollid ja riided paika ja väga fun päev oli see. Võttepäevi oli meil kokku 3 tükki, ehk siis põhimõtteliselt üks osa filmiti ühe päevaga ära. Sari vajas väga palju ettevalmistamist ja pidin lihtsalt mingi väga palju Google Docse lihtsalt tegema, kus ma lihtsalt kirjutan pikalt kõik asjad välja lihtsalt, et mis asju läheb vaja, kes näitlevad, millal näitlevad, kõigi nagu taustanäitlejad, võttekohad täpsemalt, võttekohtadega pidi kokkuleppeid tegema ja valgus ja kõik asjad lihtsalt olid väga tähtsad. Isegi tegin selle enda stuudiokorteri täiesti teistsuguseks, selle kus Aleksandr kodu oli. Selle ma tegin nagu täiesti lihtsalt nullist tegin ilusaks koduks ja ma ei tea, iga väike detail on selles filmis tähtis. Isegi see koht, kus Max on vetsus, see vets oli enne täis asju lihtsalt, aga ma lihtsalt tegin niimoodi, see oli 2 hambaria ja see nägi välja nagu oleks lihtsalt siuke meeste kodu. Esimesel võttepäeval 30. juunil me alustasime siis haigla eest niimoodi, et me alustasime kell 9 ja lõpetasime 12. Siis me läksime sealt taksoga Aleksandra koju, kus me tegime 3 tseeni, pluss siis selle kõnetseeni, ehk siis 4 tseeni. Olime kella 12.45 kuni kella 6-ni, ehk siis umbes 6 tundi olime seal kodutseene tegemas. Siis olime pargis, Ilo pargis, olime kella 7 kella 9-ni. Siis meil oli 12-tunnine päev ja me sõime ka natuke ikka seal vahepeal, aga ikka väga pikad päevad olid meil. Selle vankri otsimisega, mis seal algusstseenis on, sellega oli õudne jama, sellepärast, et me pidime leidma vankri, aga meil kellegi muidugi ei ole vankrit. Nii et me pidime see kuskilt saama ja siis Sigrid pani igal pool Facebooki kuulutusi üles, et nagu kas keegi annab tasuta vankri ära või keegi laenutab. Siis mingi 5 peret käisime läbi ja lõpuks ometi Sigrid edis ühe pere, kes oli valmis andma 1 päevaks selle vankri. Aitäh sellele perele ja siis me pidime selle vankri viima sinna haigla juurde pärast endale tagasi sinna ja väga hästi läks, aga õudne jamamine oli selle vankriga. Ja see laps on netist muide leitud, see laps ei ole päriselt seal. Et see on nagu netist võetud mingi klipp ja suvakas ja pandud sinna. Aga tundub, et oleks nagu päris laps seal. Järgmine võttepäev oli siis 1. juuli. Me alustasime Kaubamaja riiete poest kell 11 kuni kell 12.30, 1,5 tundi filmisime seal. Siis läksime kella 9 Tammsaare parki ja lõpetasime 14.15. Seal me läksime bowlingusaali ehk siis kuulsaali ja seal olime kella 3 kella 5-ni. Me saime tänu kuulsaalile sealt 2 tunnist tasuta raja, aitäh kuulsaal. Ja see oligi siuke lühike päev kella 11 kella 5-ni. Aga bowlingusaalis oli nii õudne, seal puuriti ja õudne mingi töö käis, nii et me pidime pikalt ikka ootama ka, kui me saame filmima hakata. Sest see puurimise hääl oli ikka väga kõva seal ja. Siis viimane võttepäev oli 2. juuli, kus me filmisime metsas, Männiku metsas filmisime kell 12.30 kuni kell 14.30. Ehk siis 2 tundi filmisime seda kõndimistseeni seal, jooksendamistseeni. Sealt läksime siis otse Liiva surnuaeda. Aga jah, surnuaes me olime mingi 0,5 tundi, 40 minutit, midagi sellist. Ja sealt me kimasime otse siis kella 6 meie vanaema juurde, kus meil olid need pulmatseenid. Ja see kestis siis mingi kella 6 kuni kella 10-ni, midagi sellist. Et see oli ka väga pikk ja väga õudne, sest vihm hakkas sadama ja kõik läks pekki ja mul oli lihtsalt hirmus stress peal, kuna mina juhtisin seda kõike ja kõigil hakkas ka külm seal ja kõigil hakkas kõht tühjaks minema. Ja ja siis ma pidin kõik korras hoidma ja aga vähemalt saime tehtud. Aga see oli küll õudne nagu stress mul käes ja üleüldse ma ei tea, kas ma olen ise rahul selle sarjaga. Seal on palju asju, millega ma ei ole rahul, aga mulle kõige tähtsam on see, et vähemalt teie olete rahul. Praegu on tagasisidest mingi 98% positiivset, mis on nagu täiesti absurdne. Ja see on nii lahe. Reaalselt aitäh teile positiivse tagasiside eest. Nagu päriselt ka see tähendab mulle väga palju. Ma ei tea, kas ma olen enda näitlemisoskusega üldse rahul. Vist mitte. Ma ei saanud endale keskenduda üldse, kui ma pidin kõike juhtima. Nii et nagu alati see hakkab paremini. Üleüldse see TV sari oli üks suur kogemus, harjutamine
jah, ma võiks öelda, et see oli lihtsalt harjutussari. Kunagi tulevikus ma võib-olla teen mingi suurema sarja. No seekord see sari oli siuke, lühike ja kiire. See oleks võinud nagu rohkem emotsioone ja nägusid näidata kauem ja oleks võinud nagu rohkem filmilikumalt teha seda. Jah, nagu ma ütlesin, see oli üks harjutus ja järgmine kord ma tean siis, mida teha paremini. Ma palusin Instagramis teil küsida mu käes küsimusi selle sarja kohta. Kui sa veel mind ei follow Instagramis, siis neid küsimusi tuli hästi palju ja nüüd ma vastan siis mõningatele kõige küsitumatele küsimustele. Kui kaua läks aega teha seda? Kirjutamine läks mingi 2 nädalat, filmimine 3 päeva, siis pärast seda läks mingi 1,5 kuud, kui ma hakkasin monteerima üldse ja kui ma sain monteerimisega valmis, siis kõik kustus ära ja pidin uuesti alustama, nii et terve selle protsessiga läks mingi 5 kuud, jah, 5 kuud, pool aastat, midagi sellist. Selle vahel oli ka mõningad kuud, mida ma üldse ei monteerinud ega teen midagi, nii et võiks öelda, et vähem läks, mingi 4 kuud. Kõige rohkem küsitakse seda, et kas sellel tuleb 4. osa või siis teine hooaeg. Ei tule, kindlasti ei tule. See oli üks kiire lugu, mis ma tahtsin selle väikse sarjaga rääkida ja see lugu sai juba otsa, kuidas peaks ju see jätkuma, ma ei saa aru. Nagu see ei saa jätkuda, kui peategelane on surnud. See, mida Max jäi mõtlema sinna, on kõigi teie otsustada. Te saate ise mõelda, mida Max hakkas mõtlema, mida Max pärast seda tegi. Minu versioon on näiteks see, et Max masendus ja püüdis lihtsalt elada elu ilma Ailiseta. Ma ei tea, see on teie otsustada, sest nagu, jah. Kui ma teeksin mingi teise hooaja sellele, siis kaoks see point või see mõte üldse ära, sest see läks liiga käest ära, kui ma mingi ärataksin Ailise ellu või teeksin mingi täiesti. See point kaoks lihtsalt ära ja see oleks mõttetu ja oleks liiga mingi kätteuskontor. Kas on plaanis veel teha selliseid projekte? Ma ei tea, kas ma järgmine aasta teen midagi, vist mitte, siis mul pole järgmine aasta üldse aega. Miks osad olid nii lühikesed? No just sellepärast, et sellest pidi alguses tulema lühifilm, aga sellest ei tulnud ja ma lõikasin selle lühifilmi nagu 3 osaks, nii et sellest tuli lihtsalt lühike. Ma väga vabandan. Ja kõige rohkem küsitakse ka seda, et kas me oleme Rebeccaga suhtes või me oleksime mingi nunnu paar, siis ei, me ei oleks nunnu paar. Rebecca on suhtes ühe teise inimesega ja mulle ei meeldi nagu Rebecca selles mõttes, nii et ärge isegi shippige. See on lihtsalt näitlemine filmi jaoks ja kindlasti mitte nagu ma ei armunud temast ka midagi. Nagu päriselt. Ja paljuga küsitakse seda, et kas see suudamine oli päris, siis mõnes mõttes jaa, meil läks need suud nagu kokku niimoodi ja me tegime, huultega liigutusi, aga nagu ma ei ütleks, et see oleks nagu päris suudamine. See oli lihtsalt siuke nagu filmi efekt. Väike musi tuli, aga see oli filmi jaoks ja see ei olnud mingi nagu, seal ei olnud tunded mängus üldse. See oli lihtsalt nagu näitlemine ja see ei tähenda mitte midagi, mitte kellegile. Ja isatseen. Ma isatseenis pidin algus kasutama enda isa, kes nagu räägiks mikrofoni enda häälega, aga ta ei olnud nõus seda tegema. Nii ma pidin ise enda häält moonutama isa hääleks ja siis tegema seda, et isa nagu, kuidas ma tegin seda? Et isa nagu räägib seal kõnes selle Maxiga ja pidin ise moonutama ja ma ei tea, suht okeilt läks. Mis siis, kui tuleb ei? Siis sa väärid kedagi paremat. Aga mul on ikkagi tunne, et Ailis on sulle see õige. Ma loodan ka. Ja siis väga palju küsiti ka seda, et kas veri, mida Ailis oksendas, oli päris veri või mingi ketchup. Siis ei, see oli netis tellitud kunstveri, mille me siis segasime veega kokku ja me kallasime selle nagu pudelist niimoodi ta suu juurest, et see näeks välja, et ta oksendaks seda. Ja minu meelest nagu ma monteerisin selle veits halvasti selle oksendamiskoha. Ma oleks võinud veel paremini teha, aga järgmine kord siis. Ma rõhutan kindlasti kõik, mis oli filmis. Me ei ole päris sellised inimesed ja see oli kõik näideldud. Väga paljudele jäi see arusaamatuks. Aga jah, kõige tähtsamatele küsimustele on nüüd vastatud ja te teate nüüd täpsemalt selle sarja kohta. Mul on nii hea meel, et te üldse vaatasite seda ja andsite nii head tagasisidet. Aitäh teile. Päriselt aitäh teile. Aga nüüd lõpetuseks ma näitan teile siis blooperseid ehk siis neid klippe, mis meil läksid võteta ja luntsu. Nautige. Mul on raske kujuline ajukasvaja, mida sa mitte kunagi ravida. Issand jumal. Ära kaaguta. Ma tean täpselt, mida sa tunned. Ta tahtis nii väga mu lapselapsi näha ja
vanaemaks saada. Ei enda lapselapsi. Selle poole aasta no me võime minna, kui sa saad. Vaata, mida ma veel ütlen. Tule lähme. Kas ta on mingi #Eesti korvpalliliit? Ei, äkki neil läks midagi sassi. ei läinud. Ei läinud. Okei, jaa, samast kohast. Mina küll seda üle ei ela, kui sind 6 kuu pärast enam ei ole. Veel midagi või? Davai, lähme. No vot, tee ennast ilusaks ja näita talle, et ta meeldib sulle. Ma ei oska, come on, ma ei ole õnnelik selle suhte üle, teate. Ei ole, loodame, et ei ole. Teate, jaa, ta. ma ei saa aru, miks maailm on minu vastu. Miks maailm? võtame osa kukkutama. No lähme siis, mul läks enda sõnad meelest ära. Siin on mingi kiri, aga ma ei hakka lugema. Mis siin kirjas on? ta unustas selle öelda, et Max saatis ja et saaks küsida, et kus sa tead seda. Jätke uuesti. Jaa, lähme sinna kohvi taga. Oota, ma ütlen mingi, kas mulle või? Ei, kuule, Ailis sulle nappis midagi, mulle ja Maxilt mingi. Mis asja, kuidas ta oskas, ma ei tea mingi äkki, ta siis vaatas Snapist või? Jaa. Jaa, täpselt nii tublid olete. Jaa, mida iganes, teeme ära selle kirja, eks ole, mul on ka siin oma kodu ja aeg ja kõik. Kodu ja aeg. Mul on ka oma pere ja kodu ja. Juhuu, täiesti pekkis. Aga ravimid? jaa, ma saan nüüd neid. Oota, millal see tuli? Ma mõtlesin, kas või tule seda, mis ma nagu saan. Ma olen 3 aastat korvpalli mängin ja ma teen selle iska paremini. Vaata. Nii kuni läheb mööda. See läks actually korvi. Kuule, ma oleks praegu sinust vahele jäänud. Lihtsalt ma jooksin kokku praegu. Kurat, ma oleks praegu sinust vahele jäänud. What fuck? Let's go. Ta pole ikka üldse muutunud. jaa, kas te nägite, kui tublid kaklejad oli? Mis sa hakkad nüüd vägivalda pooldama või? jaa, või no ei. Ära ütle, et Max meeldib sulle. Ei, fui. Peaks lahti saama sellest, aga noh, mis teab. sa veel Timmus. Jaa. Paha harjumus jäänud. Peaks lihtsalt lahti saama sellest. ma ei tea, mis ma ütlen pean. Seda ütlegi, mul on tunded su vastu. mida sa ajad? Täiesti lõpp, ma ise mõtlen ka, mida ma ajan. See on täiesti haige. Jaa, tuli ootamatult. oota, Jaa. ma ei tea, mida ma ütlen. Kus mind on? Ma teen sellest koda. käib, oota, ma ei oska seda veel. käib veres. Uue lapse järele, mis ta nimi oligi? mingi pets oli. Te ei ole suudelda, aga teil on laps. Jaa, aga meil on laps. tänapäeval ei suudelda. Jaa, olete netis ühte keipi nagu lapsed tulevad ilma suudlemiseta. Täpselt nii, vot ongi. Vot. Tänapäeval ongi. Sex education. Jaa, tere tulevast. Jaa, tubli, te saite lapse, vau. Fucking sex education. Karl, mida sul korral? Ma olen siin niimoodi, et tahan diivani alla minna. Miks? Teeme ühe veel või? Üks veel või ei teeme või? Kus? Teeme lähedalt või kaugelt? Ma ei tea. Kuidas sa reageerid sellele? ma ei tea, minu mees noh. Karjume ka või? Jaa, see läheb purki praegu. Davai! mida? minu lause tuleb enne või? Ei ole nende laused. Ailis, sa ei tead, kui väga ma seda armastan. Ja kuna me oleme hetkel alaealised, siis
kas tuleks kas finib praegu või? Okei, ma kuulan Karbikese vennis. Karl, sa abielluks. Karl, tüdruk ootab sinu järgi. Ja siis aasta karpi välja. Oodake natukene. Sa ju tead, kui palju ma sind armastan. Ja ma tahaksin veeta sinuga koos oma elu lepu, Triinu. Leppa, Triinu. Sa ju tead, kui palju ma sind armastan. Ja nüüd ma tahangi küsida, et kas sa tahaksid veeta koos minuga enda lõpuelu? Sa ju tead, kui palju ma sind armastan. Ja ma tahaksin tõesti. Sa hakkasid naerma. Ma hakkasin naermast nemad naersid. Sa ju tead, kui palju ma sind armastan. Ja ma tahaksin reaalselt veeta sinuga kogu enda lõpuelu. See ei ole, ma ütlesin, et ma ei ütle lõpuelu. Sa ju tead, kui palju ma sind armastan. Ja ma tahaksin reaalselt veeta sinuga enda elu lõpuni kõik koos, aeg ka. See ei ole mõttes. Ja kas sina, Max Meier, võtad Ailis Konderi endale abikaasaks ja armastad teda kuni surmani? Mida seal toimus reaalselt? No ma ei tea, pange tatti. Nii pole. Vaata, kas see on kõige ilusam üllatus, mis sa mulle teinud oled. Aitäh sulle. Ma tahan, et sa teadsid, kui palju ma sinust hoolin. Ta loeb maha, Ailis. Ta ei ole teemant, ta loeb maha. Täpselt. Ta ei ole teema, ma loen maha. Ta loeb maha. Nii. Kuidas ma seda oleks? Niimoodi ei pane. Sina paned käed siia, sina paned käed siia. Küljega. Küljega. Oot, ei. Ei, meil on praegu... Ei, see on see slow dance, you know. Natuke imelikuks jääb ära. See on veits nagu lühikene. Ma ei saa aru, miks teiste kutid on nii nõmedad ja mul lambis selline teema on. Kas te ei oska väärtustada seda, mis mul on? Kuule, ma käin korra vetsus ära. Mis asja? Jälle? Mis juhtus? The fuck, Karl, ära charge'i. No mis te arvate? Teile ei meeldi või? See oli nii halb. No kuidas teile seda meeldib? Mitte kellelegi ei meeldib naine või? Ei, noh, sinna ta läkski, ega ta enam vist tagasi ei tule. Oh, Karl. Ta saab surma. Saab. Keegi võiks nalja teha, siin raudselt ta sureb ära. Surma? Kus te seda teate? No me oleme, kas sulle üllatus meeldis või? Üllatus, mulle meeldis üllatus. Et seal on meie kängi temast. Oh, Unge, kus Ailis on? Ta läks vetsu. Ta hakkas paha. Ära mine sinna. Karl! Uuesti! Max! Ära mine sinna. Mis toimub? Suhkusid pikali. Ma sorry, vabandust. Mul on kõht tühi, mul läks lambis praegu kõht tühjaks, sest nagu praegu hakkas kõht nagu mul tegema mingit kõr mul. Ma olen nagu, what the hell, mis toimub, eks ole. Ja praegu ma üritan saada seda haaknõelakast pükse nagu korda, aga ma lege ei saa hakkama, kuna nagu see tuleb kogu aeg lahti ja ma olen nagu, what the hell. See on minu õmbrus. Karl, mis tunne sul on, et sinu elu kõige tähtsamad momendid on kaamera peal? Esimene suudlus, esimene abielu, esimene vähk. Mul ei ole vähki. Aga ikkagi. Oota, rase ka ei olnud sa või? Ma ei ole rase ka üldse. Okei, aga kõigest, mis su vastus on? Mu vastus on see, et väga huvitav. Vähemalt kõik on nagu filmis, minu filmis. Appi, ei! Keegi ei tohi näha neid mitte kunagi. Never, ever. Pane kinni, appi.